tere hommikust! Mul oli, käisin just pesus, mul oli üsna seiklusrohke öö, võib öelda. Nii et maganud. Olen pigem vähe, kuigi ma magasin hommikul kauem, sest ma ei oleks suutnud ennast üles ajada. Kõigepealt keskööl ma hakkasin just unne suikuma, teed laud rasked. Mul on uinumisega muidu probleeme ka olnud päris palju, nii et viimasel ajal ma väga naudin seda, et ma saan normaalselt magama jääda. Või vähemalt nagu lugedaski magama jääda, et ei keeruta voodis mingisugune 2 tundi enne kui uni tuleb. Ehk siis keskööl hakkan juba uinuma, jumala mõnus, keha on raske. Silmad hoiavad kinni, see on mu jaoks kõige püham hetk. Väga tähtis hetk. Ja siis kuskilt altpoolt tuleb, hakkab käima räige tümm. On ikka niimoodi, et nagu väriseb, on ju. Ja siis kes iganes selle tümmi mängima pani keskööl, vestlust ei soovinud katkestada muusika tõttu ja karjusid üle sellest muusikast, on ju. Ja ma ehmatasin ennast üles ja läksin närvi. Ühesõnaga siis ma olin sunnitud voodist väljuma. Arvasin, et see on otse minu allkorrusel. Väljusin voodist, tõmbasin pidžaamapüksid kampsuni selga, aga ma olin veits unesegane, nii et ma läksin paljajalu. Mõtlesin, et trepikotta alla korrusele. Selgus, et see on hoopis üks korter, mis on nagu veel allpool, kuhu pääseb õuest. Ja kui ma õue ukse lahti tegin, siis ma kuulsin seda lärmi ja tümmi veel kõvemini. Ma läksin suht vihaga ja ebatsensuurselt koputama sinna akna peale täiest jõust. Ja olin väga pahane. Inimesed olid muidugi juba normaalses konditsioonis ka. Aga ühesõnaga, jah. Siis ma ei saanud kuni 1:30 magama jääda. Ja kell 4 ärkasin selle peale, et WC-st kostus nutmist. Sest vaene itikene uksendas. Ja siis see vaene tipukene läks kööki. Ma ütlesin talle, mine võta endale köögis suur kauss, on ju ligi ja andsin talle ravimid ja niimoodi. Ja siis ta teel vetsust kööki otsustas puhata diivanil, mis peale diivan ja põrand ja kõik kattus, nii et siis ma pidin seda koristama ja küürima diivani seest, kuni ma lõpuks 5 ajal siis voodisse sain ja selline seiklusrohke öö. On paremaid öid olnud, aga ühesõnaga ma käisin pesus. Väga armastan juuksuris käimist, aga juuksed on mingisuguse 1 päeva on nagu ilusad ja siledad ja kerged ja siis on lihtsalt sellest, kuna need tooted kõik seal on hästi siluvad ja niisutavad, siis ma tunnen, et mul on alati juuksed hästi rasked, kuidagi hästi harjumatult rasked ja lähevad nagu rasvaseks. Ja nüüd ma pesin sööšampooniga pea puhtaks ja nüüd on juba hoopis mõnusam olla. Tunnen juba, et kohevus tuleb. Ma kuivatan nad ära ka, aga ma mõtlesin, et ma teen, kuna öö oli kehv ja enesetunne on ka siuke küsitav, siis ma teen endale mingi näo veits pähe. Mul on täna töötuba Boltile, mingile Bolti tiimile. Ja ma ikka seda meelt, et mul ei ole pidutsemise vastu midagi ja ma olen seda meelt ka, et kui sa kortermajas elad, siis tuleb arvestada sellega, et teistel inimestel on ka elud, aga need olid ka mingi, meil on sünnipäev, aga ma ei tea, kortermajas elades minu meelest nagu normaalne on teavitada naabreid ette, et kuulge, meil on pidu, võib-olla oleme veits valjud, et ei olnud ka mingisugused, ei ole ka mingid tiinekad, ei ole isegi minuealised, et mul ei ole selle vastu, lihtsalt see ehmatusega ärkamine paha aimamatult keskööl, kui sa ei tea, mis toimub, see on nagu rõve. Mul on Kaia BB-stikk ja see on täiesti läbi juba ja see on siuke hästi võine ja hästi tume ja siis ma kasutan seda nagu kontuurimiseks. Aga sest mul nahk on kuiv nagu peduiinisandaali igasuguste puudritega, ma tegelikult näen nagu välja nagu Sahara. Mul on täna harukordne päev, kui ma lähen tööle meigituna ja ma tunnen ennast väga hästi, et ma viitsin üldse. Et kuidagi mingisugune selline särts on sees. Ja see on tore, aga see võib olla ka see, et ma filmin teile, et mul on rohkem nagu energsi. Ma ei tea. See on üks väga kummaline asi, see sotsiaalmeedia tegemine, et sa ei saa, ma olen seda nii kaua teinud ka vaata. Et sa ei saa tegelikult ise päris täpselt aru, kas sa teed seda selleks, et sa tahad või selleks, et sa teed sellepärast, et sa teed sisu. Ja mitte, et ma tahan näidata siin, et näete, ma hullult meigin ennast ja kaua meikida olen taam, sest ma olen teile piisavalt rääkinud, et ei ole.
aga kuidagi mingisugune selline uus hingamine on või selline jaks asju teha, mis ma arvan on üsna palju seotud ka selle filmimisega. Või ma ei oska seda seletada üldse, et kogu see nii raske on mõelda sellest, et ma kunagi tegin nagu, et ma olen ära kaotanud selle oskuse teha regulaarselt sisu. Sest see tuli mul nii loomulikult, ma ei ole kunagi ühtegi sisu planeerinud ega organiseerinud. Kõik tuli nii nagu torust tuli ja kui toru on tühi, siis oledki selline anonüümne veits. Paljud minu mitte-influenceritest sõbrannad influencerdavad oma harilikel erakontodel palju rohkem kui mina üldse enam. Ühesõnaga, ma ei tea, mida ma jäppan siin. Aga ma teen selle näo endale pähe ja siis juuksed ka korda. Nüüd ma pean ju, muidu ma oleks võinud lihtsalt kodust välja astuda. Nii nagu jumal mind lõi, aga selle tukaga peab midagi ette võtma, muidu see seisab mul lõunaks niimoodi püsti. Aga ise ma seda endale tegin. Õnneks see õhuke pikk tukk, see kasvab ruttu välja, selle saab lihtsalt külgedele lükata eluga edasi minna, aga praegu on see mingi 3 nädalat kuni kuu, kuni ta on siuke vajab armastust. Kas ma tegin ennast just natuke oranžiks näosta? Ups. Kui ma blogisin ja tegelikult pikka aega, kui ma tegin sisu, siis ma ajasin inimesi räigelt närvi ja ma olin ka suhteliselt tüütu tegelikult, olgem ausad, sest mul on niisugune idealistlik 20-aastane ema enda meelest, ma tegin kõike hullult õigesti. Mul läks ikka aega, et inimeseks saada, mul see frontaalsagar. Egi ma olin nagu enam-vähem mõtlev normaalne inimene, siis see emadus oli minu jaoks, ma olin ainus ema maailmas, eks ju, oma maailmas, sest teised mu sõbrad ei olnud veel emaks saanud, kui ma 20 olin, eks ju. Ja siis ilmselgelt meeldis inimesi elama õpetada internetis. Või ma ei tea, kas ma seda teadlikult tegin, aga kuidagi ma arvan, et see niimoodi välja nagu tuli. Ja mul nagu viitsisin jännata ka ja ma kujutasin endale ette, et kõik inimesed, vist ma ei ole kindel, aga ma arvan, et ma kujutasin endale ette, et kõik inimesed peavad niimoodi elama. Või et mis mõttes sa ei jõua, mis mõttes sul pole aega, eks. 20-aastane nagu nad kõik. Ja ma hullult käisin inimestele ajudele oma eksistentsiga päris pikka aega. Aga harva oli nagu midagi sisulist öelda kellelgi. Ja siis põhivärk oli see, et mul on koledad kulmud. Ja ega nad ei eksinud, mul olidki, sest mul olid need 2000-ndatel pilvasteks kitkutud kulmud on ju. Ja millegipärast mulle tundus, et see kulmukaar peab algama nagu siit, ehk siis põhikommentaar oli, et mul on Nike kulmud, nagu Nike, tagurpidi Nike logokujulised kulmud ja jällegi nad ei eksinud. Ega need kulmud vahepeal tagasi kasvanud ei ole. Neil on, ma küll olen neid selle püsimeigiga kõpitsenud, aga sellest see kulub ära ja ega see karvu ju asemel ei tee, ühesõnaga mul on jätkuvalt koledad kulmud, aga nüüd ma oskan vähemalt kulmupliiatsid kasutada. Need olid valusad aastad tegelikult, kui ma tagantjärele vaatan neid kulme, siis ma mõtlen küll, et how. Ja nagu seda enam, et ma olen alati olnud ju nagu keskmisest tundlikuma ilumeelega inimene, et kuidas ma peeglisse vaadates või võib-olla oli lihtsalt see, et ma ei oska, nii on nagu pekkis, trumm on läinud, mingu pulgad ka, et ma nagu lihtsalt olin loobunud või, ma ei tea, hästi imelik. Aga jah, kulmu influenceriks ma ei saanud ja ei saa ilmselt kunagi. Mul oleks üks top tipp ka välja pakkuda, kui te veel jõuluvinki ostate ja tahaks mingit kallist asja ala nagu Dyson Airwrap. Siis vaadake järelturule, inimesed ostavad endale asju ja siis loobuvad neist ja hoiavad pakendid alles. Et see bad boy, ma sain sünnipäevaks ja ma ütlesin Danile, et vaata enne järelturule. Et äkki keegi müüb. Ja müüski. Ja nüüd mul on Dyson, mille me saime oluliselt odavamalt. Ja ma olen väga rahul. No nii, juhus on peas, ma pidin töö juures tõmbama sirgendajaga tuka läbi, sellepärast et ma astusin oma 20 aastat vana sirgendaja pooleks kodus, nii et mul ei ole enam kodus sirgendajat. Aga siin on olemas väike roosa sirgendaja, nii et ma pean hakkama endale lõunaid kaasa võtma, see tellimine ei ole päris normaalne. Aga ma tellisin endale tegelikult siit, mesest mingi kausi, sest ma tundsin, et ma tahan süüa midagi, milles on
kiudaineid ja vitamiine. Ja siin loodetavasti on falafeli kausi tellisin, vaatame, mis siit antakse. Lõhnab küll megalt ja näeb, mul hakkas suuveti jooksma, jumalale tänu. Näeb mega hea välja. No siin on kõike, mida ma elult võiksin vähegi tahta. Falafelit, halloumit, baba ganoushi, mingid hummused, peferoonid, mingi tolma on ära eksin siia, lillkapsast. Okei, see näeb väga hea välja. Mul tavaliselt harva on nagu, läheb kõht tühjaks lõunaks. Mu keha nagu ei anna signaali, et ma peaksin sööma. Aga samas ma tean, et ma ei saa minna päeva otsa söömata. Ja kui ma alles pärast kella 7 koju joon pärast töötuba, siis ma olen marineeritud lillkapsas. Mina ei ole marineeritud lillkapsas, see on marineeritud lillkapsas. Siis ma olen täiesti läbi ja lüssis omadega. Nii hea. No kui ma sööma hakkan, siis ma kohe tunnen, et tegelikult mul on ikka kõht tühi. Pulgur on ka siin põhjas, ma armastan pulgurit. Kodus on Lähis-Ida toit muidugi parem. Dan on ka väga hea kokk. Kui me tahame teha nagu mingi laheda õhtusöögi, siis kui me ei tee Itaaliat, siis me teeme alati mingi Lähis-Ida spreedi nagu koftad, baba ganoush, hummus. Dani hummus on maailma parim hummus. Ja maailma parima hummuse trikk on see, et tuleb panna rohkem tahiinit, kui sa arvad, et peaks. Normaalselt sidruni, mahla, küüslaku ja ei mingit vürtsköömet. Hummus peab olema hästi siidine, puhaste maitsetega ja mõnusalt seesamine, siis on asi õige. Väga vähe on head tervislikku tohitu võldis, kuigi Tallinn on nagu üheski linnas on nii palju erinevaid takeawaysid per capita nagu. Ma ei kujuta ette, kuidas need kõik restoranid endale leiva teenivad. Aga väga vähe on nagu päriselt head tervislikku toitu. Enamus pokekausid on suht meh. Salatid on meh. Andke teada. Also hinnad nagu oh my god. Ma ei maksa mingisuguse 3 kanaribaga pool meeldiva Caesari kastmega salatilehtede eest 15 € lihtsalt ei maksa. Aga kui teil on häid tippe, mida tellida nagu mingid häid nõuandeid, mida teie tellite, kui te tahate süüa nagu toitu, kus on kiudaineid ja vitamiine ja mis on nagu tervislikud ja toitvad ja maitsvad. Kui teil on nõuandeid, siis pange siia alla. Falafelid ei ole mu lemmikud. Neil on vähe maitset, nad maitsevad veits lihtsalt nagu fritüür. Aga kõik muu on väga maitsev. Täna on olnud täiesti harilik tööpäev. Täna tuli mulle töötubade jaoks palju kaupa, pudeleid, materjalivärki ja Helen oli siin ja aitas mulle seda kõike lahti pakkida. Ja sellega me siin peaasjalikult tegelesime ja ootasime tellimusi. Ühte neist ei tulnud kahjuks. Homme peame uuesti proovima, saame veel tellimusi teele panna. Ja siis üleeile me käisime perega koos esimest korda uisuplatsil uisutamas. Ma ostsin Musta reede ajal meile hooajapileti, mis on nagu eriti mõnus, sest et see vanalinna uisuplats on meile nii lähedal ja lastele räigelt meeldib uisutada. Ja ma alati enne esimest korda minekut mõtlen, et kas mulle meeldib üldse uisutada või kas ma oskan üldse uisutada. Ja siis ma taipan, et jah ja see on väga-väga tore. Jääme kakaod. Uisutasime veel. Idil ja Okul oli mõlemal sõber ka kaasas. Ja siis pärast me käisime veel Kookeris pannukaid söömas ja vaatasime jõuluturul ringi. Lapsed sõitsid karusselliga, väga-väga mõnus oli. Ja siis pühapäeval mul oli töötuba, avalik limatöötuba. Ma ei olnud teinud avalikku veel, ma olin paar sünnipäeva ainult teinud. Ja et nii suure grupiga ma ei olnud veel lima teinud, aga nad olid kõik väga nunnud, väga tublid ja meil oli väga-väga lõbus, nii et uuel aastal kindlasti ma teen neid limatöötubasid iga kuu, sellepärast et esiteks ma ise frikin armastan lima tegemist ja teiseks lastele ka nii räigelt meeldib, et algusest lõpuni on wow, ümber laua ja see on nii tore, see elevus. Pluss, et see lima on nii hea nagu sensoorne mänguasi laste jaoks, et vähe sellest, et see neile endale meeldib, sest see on lõbus ja äge ja veits nagu siuke
siis see on ka nende ajule nii hea, sest see pakub nii vaheldusrikkaid nagu stiimuleid ajule, mille sarnast nagu teised mänguasjad ei paku. Et see on keskendumisvõimele väga hea ja no pole ime, et isegi kui ma võtan kätte selle lima, ega ma ei suuda seda maha panna, sest sellega on nii hea näppida, aju jääb kohe vait, on ju. Ühesõnaga, kell on 5 ja mul tulevad 20 minuti pärast inimesed töötuppa, nii et mul on täna selline hiline päev, hiline õhtu. Ja siis tegelikult ma olen päris väsin, nii et tegelikult tahaks koju minna, aga veel ei saa. Aga ma näitan teile midagi lahedat, mis ma täna lisasin siia nagu töötuppa või pessa, et oleks veel mõnusam. Meil on siin selline kohvi ja klaasi ja tee station ja muidu ma olen teekotte pakkunud. Ehkki meil oli enne ka puruteed, aga meil oli nüüd paar sõela ja siis ma tellisin teesid juurde, panin nad ilusti purkidesse, tegin sildid peale kleepsuprinteriga ja nüüd meil on selline ülimõnus teevalik siin. See on mu lemmik, see punane tee, ma armastan roibuse teed. Ehk siis meil on siin siuke teevalik, on ju, siin üleval on alati tassid olnud, aga nüüd on sellised toredad teesõelad ka roosa kvartsiga, sest kõik peab roosa olema. Aga ma olen eriti rahul, et ma need veiniklaasi hoidjatesse taipasin riputada. Ja siis ma tegin sellise kleepsu ka, sellepärast, et ma muretsesin veits, et ma nägi jänni, kui ma pean iga õhtu neid kuivanud teesõelasid hakkama puhastama, nii ma loodan, et inimesed panevad seda tähele ja viitsivad veitsa panustada. Aga ühesõnaga, ma olen sellega väga rahul, see on väga nunnu ja need teed on nii head ja ma loodan, et inimesed hindavad. Siin on minu isa muhumesi, mida saab ka tee sisse panna. Laud on valmis pandud, nii et nad võivad tulla iga kell. Ja parfüümi töötaas võib teha nii toaparfüümi kui endale peale pihustamiseks parfüümi. Ja nüüd toaparfüümikud saavad panna osa oma toaparfüümist ka autoparfüümi pudelisse, mis on nii nunnud, on sellised ja sellised. See pealuu on naljakas, aga samas lahe. Ja siis sellised, mis ei ole need riputatavad, vaid sellised nagu klipiga käivad sinna ventilatsiooni võre külge. Nii et jälle väike upgrade. Ja pudelite riiul on ka kenasti täis nüüd. Nii et siin valikut jagub. Aga minuga juhtus enne lõhnaperenaise kõige suurem õudusunenägu, mis on meil ainult ühe korra varem juhtunud. Mul endal ei olegi juhtunud. Aga mul kukkus üks terve pudel lõhna põrandale puruks, seda kontsentreeritud tugevat lõhna. Ja ma tunnen, et ma olen ise selle lõhnaga koos, ma tunnen, et siin, võib-olla mul on see lihtsalt nii ninas, ma tunnen, et see lendas nagu põrandale kildudeks, killud lendasid nagu mingi 6 meetri kaugusele, ma ei tea, kuidas see üldse füüsiliselt võimalik on, et nad lendasid reaalselt teise toa otsa. Ja see lõhn on ka nagu käte küljes ja ma tunnen, et mu ninas ja ma olen väga, väga nördinud endas. Et esiteks on sellest lõhnast kahju ja teiseks on sellest kahju, et kõik nüüd sellega koos on. Ja ma pidin põrandat pesema ja tolmukaga tegema, mis iseenesest on hea. Tuleb niikuinii teha, aga samas jälle ma koristan. Et ühesõnaga selline töine elu on. Ja mis on eriti nunnu, et eile õhtul näiteks, siin ma näitasin teile, et ma kaunistasin kuuse ära, aga eile õhtul ma võtsin töölt kaasa, siin oli üks kunstkuusk üle ja ma otsustasin, et ehkki ma olen alati olnud väga anti-kunstkuusk, siis meil on nii väike elutuba. Esiteks, et niikuinii on nii, et keegi kõnnib mööda või läheb vastu ja siis pudeneb okkaid, on ju. Aga teiseks seega, et päris kuuske ei saaks veel tuppa tuua, sest ei ole õige aeg. Natuke peaks veel ootama. Ja me lähme juba nädal aega enne jõule lähme ära, nii et siis me saaksime seda kuuske nii lühikest aega nautida ja ma otsustasin, et savi. Ma saan endast üle, ma panen kunstkuuse. Ma kusjuures pihustasin sinna peale kuuse eeterliku õliga, et lõhnaks ka natuke. Ja siis lapsed eile õhtul kaunistasid ära selle. Ja siis me otsustasime, et aga miks mitte siis juua glögi ka sinna kõrvale ja panna jõulumuusika mängima. Ma panin jõulupadja katted ja kõik asjad, ja need peremees pani need jõulutähed üles, need lambid akende ette ja nagu lapsed ütlesid ka, nad olid nii elevil, nad olid nagu, ma armastan jõule, nii tore, ja neil on ju need iga aasta saadud juba ammu aastaid, iga aasta on nad igaüks saanud mingisuguse ehte endale valida ja siis nad nendega kaunistasid ja mu meelest see värviline puu näeb nii armas välja.
ja lapsed olid ka nagu, et kui me nüüd hommikul üles ärkame, siis on juba tuba nii hubane ja nii jõulune. Ja päkapikud käivad juba. Eile tõid. Mis nad eile tõid? Eile nad tõid mingeid lahedaid kummikomme, mingeid Aasia päritolu kummikomme. Ja täna tõid tüdrukutele noori, krõpse ja Ukule Bounty't. Ja väga mõnus on. Ja siis me sõime jõulutoitu ka õhtuks eile. Tegime ahjuvorste ja kartulisektoreid ja praekapsast, siuke veits lazy dinner, aga kõigist muudes küsimustes me olime väga mitte lazy'd, sest me tegime kodu hästi mõnusalt jõuluseks, panime oma päkapikud igale poole istuma ja lapsed olid väga elevil ja meil tuli, vaatsime teineteisele muiates otsa ja mõtlesime, et nii tore ikka on see jõuluasi. Ja selles mõttes on hea, kui on kunstkuusk. Ma ei suuda uskuda, et ma seda räägin. Et vähemalt saab nagu juba nagu detsembri alguses jõuluga pihta hakata ja siis nagu see tunne ka juba sellest laste elevusest, aga ka sellest hubasest LED-tulede valgusest elutoas nagu tuleb täiega jõulutunne. Nii et meil kodu jõulurüüs ja asi läks täiega käima. Aga ma panen nüüd selle töötoa jaoks kõik valmis ja siis teeme selle ära ja siis tahaks koju magama minna. Ilmselt ma olen vana inimene, kui ma 5:30 õhtul räägin magama minemisest. Aga ma olen väsinud. Kell on täpselt 8 ja minul sai tööpäev läbi. Jälle üks seltskond lõbustatud. Nad olid väga tublid, neil oli väga tore. Nii et nüüd ma lähen koju. Ma helistasin. Peremehel sai just õhtusöök valmis. Kell 8 veits hilja, aga noh. Ja küll, selgus, et me sööme pelmeene ja rooskapsaid. Ilmselt kapis väga midagi muud ei olnud praegu. Aga njama, täiega meeldib rooskapsaid süüa, nii et ma olen väga valmis. Nii et lähme koju, vaatame, mis seal toimub. Hello! Õhtusöök oli väga maitsev. Meil on siuke komme, et me pelmeene, kui me keedame, siis me keedame mingis puljongis, loorberi, nelgi ja vürtsiga. Ja seekord meil oli kapis värskeid rooskapsaid ja Dan pani sinna neid ka sisse ja need olid mega nemad seal sees. Nii et see oli actually väga maitsev. Ja nüüd ma teen arveid, sest et ma olen nii palju teinud tasuta üritusi inimestele ja ma ei ole jõudnud arvete väljastamiseni. Nii et mul on vaja seda teha. Aga ma arvan, et siis ma lõpetan tänase video ära, sellepärast et ma olen väga väsinud ja natuke pahane, sest ma tulin koju ja ehkki koristajad päeval käisid, siis ei ole enam absoluutselt näha, et nad käisid, sellepärast et siin on kõik täiesti räämatud juba. Nii et kõik päevad ei ole vennad. Täna nii.